Tere tulemast Argipäeva pooltundi. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja ja ka alustavate ettevõtjate konsultant. Ja täna on meil siis külaliseks virtuaalne assistent ja koolitaja Kairi Mäe. Tere, Kairi! Tere! Nii tore, et sa oled täna meie saatesse siia tulnud oma tegemistest rääkima. Ja seda on kahtlemata väga põnev kuulata, kuna sa oled ka üks eeskujulik kiire kasvuga ettevõtja olnud. See on jah uskumatu tegelikult, kuhu ma 8 kuuga olen jõudnud, et ma isegi vist ei arvanud seda, kui ma alustasin. Põnev on vaadata tagasi. Just. Aga räägi alustuseks, et mis sind üldse ajendas ettevõtlusega alustama ja kaua sa oled tänaseks ettevõtja olnud? Ma olen alati teadnud seda, et ma tahaks nagu reisida, aga põhitöökohal seda teha ei saa. Ja kuigi mul on olnud põhitöökohtasid, mis panevad mul silma särama, siis viimasel töökohal ma ikkagi tundsin, et see ei ole päris minu asi. Ja see pani ka mind rohkem ringi vaatama. Kuid ma sattusin juhuslikult Kadri Keerme eesmärkide väljakutsesse. Ja kui ma olen tavaliselt käinud eesmärkide mingeid asju mõelnud, teinud, siis see oli, ütleme niimoodi, elumuutev, sest tema andis mulle vihje, et on olemas virtuaalsete assistentide kogukond, millest mul ei olnud õrna aimugi. Ja kuna ma olen ka varasemalt olnud sekretär kontoris, siis ma hakkasin seda asja uurima, et vau, kas see võibki olla nüüd see, et ma saan reisida ja samal ajal teha tööd. Et kas tõesti, päriselt? Ja mida rohkem ma seda asja siis uurisin, seda enam sai mulle selgeks, et see on see, mida ma tahan teha. Ma käisin Liina juures mentorprogrammis, et õppida, saada teada, et mis kõik on vaja teha. Ja samamoodi ma olen järjepidevalt ennast arendanud, et mida veel teha, kuidas veel väärtus pakkuda teistele ettevõtjatele. Et see 8 kuud, mis ma olen tegutsenud, ma vist koolitusi ei jõua kokku lugeda, kui palju ma olen neid läbinud erinevaid, aga võib-olla ka miks ma olen koolitusi läbinud, sellepärast, et ma võtsin ühel hetkel vastu otsuse, väga hirmutava otsuse, tulla põhitöökohalt ära. Ja kuna mul ikkagi kliendibaas nii kiiresti kasvanud, nagu ma lootsin, siis ma pidin hakkama leidma ise lahendusi, et kuidas siis oma sissetulekut tekitada. Et ma ei taha ju kuskile palgatööle uuesti tagasi minna, mis panigi mind õppima väljakutseid tegema Sigriti käe all. Sealt tuli juba kursus, olin ka koolitaja rollis, et tekitadagi just lisasissetulekut ja olla ka parem tegelikult teistele ettevõtjatele, et kuna ma ise olen seda õppinud, ma olen ise selle läbi teinud, siis ma oskan ka seda tagatausta rohkem, et aidata teisi. Väga lahe. Sina oledki 8 kuuga teinud selle kiire nii-öelda sammu ja kus sa oledki siis palgatööst ettevõtteks tulnud, ehk et täna sa ju palgatööl enam ei ole. Millised olid sinu kõige suuremad hirmud tol momendil, kui sa selle otsuse vastu võtsid, et ma nüüd tulen palgatöölt ära? Eks ta väga hirmutav ole, sest sa ei tea, mis tulevik toob. Et mul justkui nagu oli kliente, aga mul ei olnud piisavalt, sest palgatööle ikkagi 8 tundi läheb päevas ära. Ja ma sain väga palju toetust tegelikult meie enda assistentide seast, kes ütlesid, et see oli parim otsus, kui nad kas loobusid palgatööst, nad ei läinud palgatööle tagasi ja nende elu on muutunud. Ja siis mul oli ka see enesekindlus ja kohe, et okei, ma tulen ära. Ja mis tegelikkuses juhtus, oli see, et ma loobusin palgatööst ja mul kadusid ka paar klienti oma assistendi töös, sest need olid sellised pigem projektid, nad otsustasid, et nad rohkem ei tee edasi, kes vajas oma aega, et ikkagi aru saada, kas see delegeerimine on tema jaoks. Ja niimoodi ma siis istusin. Heal juhul võib-olla üks klient oli selline väikese mahuga põhitöökoht klient, teised kliendid läinud, mis ma teen? Et siin on 2 valikut, kas mossitada diivanil või siis leidagi lahendusi. Ma tegin endale e-poe, ma hakkasin e-poe tooteid tegema. Mul oleks midagi vähemalt olemas, pluss siis kõik need muud kursused, mida õppisin ja täiendasin. Väga äge ja tõesti nagu julge samm ka sinu poolt. Meil käis siin, kas oli üle-eelmine nädal, käis sinu, nimetame siis kolleegiks, sinu kolleeg Õnnela käis meil siin ka saates rääkimas ja tema ütles, et tema jaoks see nii-öelda rahaline tagavara oli vist see, mis andis selle nii-öelda julgema tõuke, et ta teadis, et on ennast finantsiliselt kindlustanud.
Kas sinul oli ka too moment, kui sa palgatöölt ära tulid, mingi nii-öelda tagala kokku kogutud selleks, et oleks see teatav turvatunne või oli pigem see selline otsus, et ma nüüd tulen ja teen? Eks mul mingid asjad on kõrvale pandud. Eesmärk oli muidugi, et tuleb rohkem kliente, tuleb rohkem palka, et ma ei pea sinna tagavara kallale minema. Mis mul ka vedas, oli see, et ma sain üsna suure lõpparve, sest ma ei olnud puhkust välja võtnud ja selle pealt sain elada. Kuigi ma vahepeal natuke kahtlesin, et võib-olla ma oleks pidanud rohkem raha koguma, natukene ootama selle töölt äratulekuga, siis eks ta otsustamise küsimus ole. Sul võiks alati olla mingi tagavara, sest et sa pead kuidagi elama. Ja samal ajal sa saad teha assistendina tööd ja koguda seda nii-öelda uut palgafondi, kui su tagavara raha otsas on. Et ühest küljest ma tunnen, et ma oleks võinud olla kauem põhitöökohal, et rohkem teenida, rohkem saada nii-öelda tagavararaha. Samas teisest küljest ma tean, et ma ei olnud seal õnnelik, mis tähendab, et ma nagu, miks teha tööd, kui sa oled õnnetu ja samas sa tunned, et assistendi töö paneb sinul silma särama, et siis ma tegin selle otsuse. Ja tänaseks ma tegelikult näen, et ma olen saanud hakkama sellega, see kõik pani mind pingutama, rohkem tegema, et võib-olla ei olekski neid kursuseid asju tekkinud sellega. Võib-olla ma ei olekski praegu siin, kui ma ei oleks põhitöökohalt ikkagi ära tulnud. Me ei tea. No, tol hetkel ei oleks olnud siis ju aega õppida nii palju kui praegu. Ja tänaseks ma tean, et see oli ikkagi hea otsus, sest et minu pingutamine, minu tegemised on tegelikult toonud mind väga heasse kohta selles suhtes, et kui ma ei oleks seda kõike teinud, kui ma ei oleks pingutanud, et kes teab, kus ma siis oleks. Ja, et tegelikult see oht on ka seal alati läbipõlemiseks, et kui sa pingutad nii-öelda ühte teist asja korraga ja väga pikka aega, et siis kunagi ei tea, millise karuteene me oma tervisele teeme. Ja ma julgen väita, et sa võid täna öelda, et sa ei kahetse seda sammu ja mis on nagu eriti äge, et see, kus sa kunagi alustasid ehk et sa hakkasid Liina käe all ennast koolitama, siis täna oled sa ju Liina tiimis ja ise mentorina seal. Just, et tänu sellele, et ma olen ju õppinud ja teinud ja näidanud ennast ja ka see, et ütleme, et unistamisel on suur jõud. Unistada tuleb ja unistused kipuvad täide minema. Just, et mul on päris mitu unistust, ütleme selle 8 kuuga täide läinud, et see on vau. Väga äge. Minu silmis oled sa alati ka olnud üks nendest supertublidest virtuaalsetest assistentidest, kes on tehniliselt hästi tugev, kellel on hästi laialdased oskused ja eks see kindlasti tulebki sellest enesekoolitamisest pidevalt ka, et sa täiendad ennast juurde. Aga kes sind ei tunne, siis räägi lähemalt, milliseid teenuseid sina osutad ja kuidas sina virtuaalse assistendina ettevõtjatele abiks saad olla, milliseid töid sa saad teha? Eks see tööpõld ole lai, on ju, et igaüks on spetsialiseerunud mingitele asjadele. Mina justkui olen väljakutsed, on minu üks teema, mida ma olen õppinud ja ka ise teinud. Ja mis ma olen valinud, on kodulehed. Ehk siis ma olen teinud mitmeid kodulehti, mulle meeldib see ülesehitamine, haldamine ja kõik see pool. Ma tunnen, et ma võib-olla olen nõrgem keelte poolt ja sellised, kui vaja hästi palju tekste kogu aeg luua. Aga just see tehniline taip on mul kuidagi parem. Eks minu poole võib pöörduda pigem, mis on võib-olla kodulehtedega seotud, e-poodidega seotud, sest praegu ma võiks öelda, mul on kliendibaas täis, et uusi kliente võtta, pigem selliseid väikeseid kliente saan juurde võtta. Et projekte, ütleme niimoodi. No väga lahe. Nii et kui sa ütled, et peale palgatöölt tulemist, see on pool aastat möödas vist või päris veel ei ole? Novembris ma tulin ära. No ütleme umbes pool aastat on möödas sellest, et kui sa ütled, et sul vahepeal korraks oli ainult üks klient järel, siis täna on sul kliendibaas täis, nii et väga äge. Seda on ainult rõõm kuulda. Ma olen ise ka väga rahul sellega, et läks aega, aga sai asja ja siin on ka hästi tähtis see, et ma ei jätnud nagu pooleli. Ma ikkagi pingutasin edasi, et leida teisi võimalusi, et mis on ka võib-olla see kodulehtede tegemise teema on ka, et kuna assistendina ei olnud too hetk mingeid asju teha, siis
ja kuna ma seda poolt ju oskasin, ma tegin ennem ka endale omaenda kodulehe, et üldse turule tulla. Et siis see on ka justkui kõrvalala, millega teenida. Mhm. Jaa, sa ütlesid ka, et sulle meeldib, sisuliselt sa oledki nagu koolitaja assistent, et sulle meeldib erinevates väljakutsetes kaasa teha, et sa tegelikult ise tegid ka ja alles hiljuti ühe väljakutse ehk et lõid nagu iseenda kursuse. Kuidas sa näed täna teisest vaatest nüüd seda koolitaja rolli? Ehk et sa oled nüüd natukene selle teise külje pealt, et millised need erinevused on? Just. Ütleme niimoodi, et minu austus koolitajate vastu, eriti need, kes tegutsevad üksi, kasvas tohutult. Et kui sa võib-olla vaatad kõrvalt seda asja, siis sa ei saagi aru, kui suur töö on teha kas üks väljakutse või üks kursus. Neid tehnilisi aspekte on nii palju. Mul on isegi 99 nimekirjaline tegevuste list, mis on vaja tegelikult ära teha ennem kui ühe sellise asjaga välja tulla. Ja minu puhul võib-olla oli ka natuke hirmutav see, et kuna ma kaameratega ei ole väga sina peal, et siis selline laivides käimine ja asi, et see kasvatas korralikult mind ja nagu ma näen, et koolitajad ongi see, et kui sa teed koolitajana üksi kõiki neid asju, siis sa võib-olla ei jõuagi nii palju väärtust pakkuda, ei jõua nii tihti pakkuda. Et see oli päris huvitav kogemus. Et ma näen neid teise pilguga, ma oskan neid paremini aidata ja. Ma tean ise ka päris mitut coach'i ja koolitajat, kes minu silmis on juba väga edukad, need juba väga laia mastaabiga nii-öelda teevad oma kursuseid, webinare, aga nad teevad siiamaani täna kõike üksinda. Ütle sellistele koolitajatele mõni julgustav sõna, miks nad võiks kasutada virtuaalse assistendi abi selleks, et oma kursust läbi viia. Sest minu meelest see on tohutu abi. On selles suhtes, et üks asi. Vaata, tihti on see, et me tahame ise kõigega hakkama saada, ja me näeme justkui, et assistent võib-olla on kulu, et kellele peab palka maksma, aga samas on siin teine pool. Ehk siis, kui sa mingid sellised rutiinsed tegevused annad assistendile ära, kõik näiteks maandumise lehed, tekstid, emailid, siis sa saad ise keskenduda oma selle koolitusmaterjali, kas selle paremaks muutmiseks või siis teha tihemini näiteks koolitusi. Et sa pead ise järgi proovima selle korra assistendi kasutamist ja siis sa näed, kui mugav ja hea see justkui on. Et tegelikult meil on hästi palju ju alustavaid assistente, kes otsivad ka praktikavõimalusi, mis ongi, et kui sa oled valmis usaldama, andma kellelegi teisele, sa saad alati ju kontrollida need asjad üle, et kas ta on teinud ära, aga sa annadki need tegevused talle. Et sa ju kasutasid ka justkui koolituse väljatulekul, kui mugav oli. Ma võiks hoopiski sinu käest küsida seda vastust. Ja ei, 100%, et tõesti neid koolitusega või nagu üldse mingi kursustega seotud asju, et neid on meeletult palju. Ja tõesti paljud asjad on sellised, mida teha ei oskagi ja isegi kui tundub, et virtuaalne assistent, et ta on nagu kulu, et sa pead talle maksma selle eest, siis tegelikult tulebki näha seda ajalist võitu seal juures, et kui minul võtaks ühe uudiskirja koostamine 10 tundi aega, sest ma ei oska seda teha lihtsalt või selle maandumislehe loomine, et see mingi megatunnid, mis sinna alla võiks minna, siis tegelikult see ajaline võit, kui ma võtan seda nagu enda tunni hinna järgi, siis tegelikult ma võidaks oluliselt rohkem, kui ma kasutan ju virtuaalset assistenti, sest esiteks võib-olla tema tunnihind on odavam ja tema töökiirus on kordades erinev. Ehk et virtuaalne assistent, kes on juba pädev neid asju tegema, siis ta teeb oluliselt kiiremini need samad asjad ära. Ja sellepärast ma leiangi, et ise ei tasu kõikide asjade kallal ise pusida, vaid vahest tuleb lihtsalt see kulu vastu võtta ja pigem näha seda tulu poolt seal, et seesama 10 tundi, mis sa hoiad kokku selle arvelt, et ise seda mingit asja teha, sa saadki, ma ei tea, panna kas oma konsultatsioonide, oma koolituse, kursuse ülesehitamiseks, mis iganes, et seda ajalist mõõdet on nii palju võimalik kuskil mujal ära kasutada selle asemel, et teha midagi, mida sa tegelikult hästi teha ei oska. Just. Ja. Aga
sul oli vahepeal siin alles hiljuti, see oli vist aprilli alguse poole või enne keskpaika, üks äge üritus, mida sa siin korraldasid. Tookord oli see live-üritus või nii-öelda veebis. Aga ma saan aru, et mõtted mulguvad sinnapoole, et selle ürituse võiks ühel hetkel päriselt teha siis ka füüsiliselt kuskil ruumis. Ja selle ürituse nimi tookord oli ettevõtjate kiirkohting. Mis see üldse endast kujutab? Kust selline idee üldse tuli? Just, ta oli läbi Zoomi ja idee selles suhtes, et ma olen käinud erinevatel networking sündmustel, ma olen näinud igas ühes mingeid osi, mis on just mind kõnetanud, pluss siis pannud seal oma asju juurde, mida ma olen kas omast kogemusest või teiste klientidega suheldes näinud. Näiteks toome ka välja see, et paljudel ettevõtjatel võib-olla ei pruugigi olla seda raha, et palgata assistent, kellega mõtteid põrgatada, mõtteid vahetada. Ja väikeettevõtjana meil ei pruugi olla inimesi, kellega rääkida. Tutvusringkond on, aga nad ei jaga võib-olla sotsiaalmeedias turundamisest ega ettevõttega seotud asjadest. Ja kui ma olen suhelnud klientidega, mõtteid põrgatanud, siis nad on olnud väga tänulikud, et neil hakkab endal mõte jooksma, nad saavad uusi vaatenurki, et kuidas midagi teha. Ja siin ongi see koht, et kui mul ei ole kellegiga sellist asja arutada, siis miks ei võiks olla selline sündmus olemas, kus sa lähed ja sa saad neist asjadest arutada. Et me võime mõelda seda, et me oskame ise kõike, me teame kõike, aga ma tahaks sellest natuke kahelda, sest meil on maailmas nii palju erinevaid asju tegelikult, mida teada. Ja kui mina assistendina, küll assistendi kogukonnas olen, meil on väga toetav grupp, siis me kõik oleme käinud õppimas sarnaste inimeste juures. Aga teised ettevõtjad võib-olla õpivad teiste inimeste juures ja ma saaksin nende käest hoopiski teistsugust informatsiooni, kui ma oma assistendi kogukonna käest saan. Ja sellest see tuligi, et ma ise näen sellest väga suurt väärtust, sest ma olen vahest on ka see, et kui sa ütled mingi asja välja, räägid teisega, siis see, et sa taipad midagi, et oota, aga miks ma enne selle peale ei tulnud? Et see justkui paneb mõtte jooksma, vaata. Jaa, väga äge, et see tegelikult see üritus ongi mõeldud nii-öelda nagu ajurünnakuna, kus siis ettevõtjad saavad oma mõtteid vahetada. Ja selles mõttes ongi väga värskendav, et uued ideed ja mõtted, et ma olen ise ka mitmetes mastermind gruppides olnud, kas see on siis ettevõtlusega seotud, investeerimisega ja seal ongi alati see, et kui need inimesed on kogu aeg samad ja sa käid pika perioodi kogu aeg nende samade inimestega koos, siis tegelikult need mõtted muutuvad üheks. Ehk et seal ei tule enam väga palju seda uudset ja värskendavat nagu mõtteviisi juurde ja ütleme sellise sinu korraldatud ürituse puhul on suureks boonuseks just see, et seal on eri valdkondadest palju erinevaid inimesi ja igalühel on oma ideed ja mõtted, et samamoodi nagu võib-olla oma teenuse pakkumise puhul sa teed mingit turu-uuringut, et aru saada, mida täpsemalt inimesed soovivad, siis ettevõtjate see nii-öelda kiirkohting, ajurünnak annab ju tegelikult selle võimaluse, et sul on palju erinevaid arvamusi, mida sa saad enda jaoks pärast ära kasutada. Just, et sa saadki erinevate inimestega seal suhelda, et tavaliselt ongi, ütleme, selle kohtumise puhul 5 inimesega jõuad sa rääkida, ehk sa saad 5 erinevat mõtet tegelikult. Ja ma ütlen ära, et esialgu oli jah, mina ise olin vaimustuses sellest pealkirjast ettevõtjate kiirkohting. Ja siis, kui me sinuga arutasime, et ettevõtjate ajurünnak, just ajurünnakute kiirkohting ja ettevõtjate ajurünnak, siis ma olen siin teinud ühe vea. Ma ei küsinud oma sihtrühmalt, mis neid kõnetab. Ja ütleme, et see online väga, seal oli inimesi, aga pärast, kui ma tegin tänaseks uuringu, siis mul on see nimi hoopiski muutunud. Tegu on ettevõtlike inimeste mõttevahetusega, sest see kõnetas rohkem inimesi ja see annab ka selle mõtte edasi, et sa saad seal mõtteid vahetada. Et nüüd on päris uue nimega ja tegelikkuses mul on ka 22. mai on mul juba Tallinnas olemas ruum ja kohtumine saab toimuda.
ja ma just tahtsingi välja hõigata, et üks asi on see, et sa selle veebis tegid, aga nüüd on see sündmus ju päriselt tulemas ka juba niimoodi, et ongi võimalik näost näkku kohtuda omavahel. Ja et miks ma tegin neid kahte erinevat sorti, sest et Tallinnas kohtudes, füüsiliselt kohtudes on võib-olla see energia mõnusam, aga paljud ei pruugi tulla Tallinnasse, paljud võib-olla elavad Eestist väljas ja neil ei ole võimalik osa võtta, aga nad tahaksid osa võtta. Ja sellepärast ma tegin esimese, tegin Zoomis ja ma kindlasti tahan teda veel teha Zoomis, et siis saaksid teised ka osa võtta, kes ei saa koha peale füüsiliselt tulla, aga nad saavad ikkagi sealt selle kasu, nad saavad selle rääkida teistega, arutada mõtteid, küsida nagu ideid, sest ma toon välja, et meil see Zoomi oma, mis toimus, oli ka hästi huvitav, et näiteks üks inimene, me oleme iseenda kõige suuremad kriitikud ja ta ütleski, et mul on nii palju ideid, mida tahaks teha, aga ma teen need maha, onju. Et siin on list, mis sobiks teha ja ta küsiski otse välja ja seal oligi näha, et mis pani teda põlema, mida keegi teine arvas nendest kõigist ideedest ja ta sai uusi mõtteid juurde tänu sellele ja ta julges nagu välja öelda ja küsida. Ja ka mina ise tegelikult ju olen niimoodi, et see ajurünnak nii-öelda, et mul oli suur idee, ma teen selle ja siis kurat, äkki keegi ei taha seda ja ei tule ja siis nagu teed ennast hästi madalaks, vaata, et kes ma olen, et seda teha. Aga rääkides taaskord inimesega, kes ütles, et see on nii hea idee, tee ära, siis miks ma ennast maha teen, miks ma ei tee neid asju tegelikult, mida ma tahan teha. Ja sealt see tuligi. Ja väga lahe ja esimesel korral tegelikult ju oligi, et neid registreerijaid ei olnud võib-olla väga palju ja võib-olla oli alguses sul see mingisugune pettumus, et ei olnud neid osalejaid nii, nagu sa oleks oodanud. Aga räägi sellest emotsioonist, mis sind valdas peale esimest kohtumist, sest see oli hoopis midagi muud kui see, mis oli selle kohtumise eel. Just, unistama peab suurelt. Ma unistasin, et tuleb väga palju inimesi, et see on ju see asi, mis on nagu pakub väärtust, et tulge. Ja reaalsus oli see, et meid oli lõpuks 5 tükki. Ma isegi enne seda mõtlesin, et äkki ma jätan selle ära, ma tühistan, ma maksan raha tagasi, kõik jutud, et see ei ole ikkagi vist väärtuslik, keegi ei näe selles midagi. Aga see, kuidas me seal ühiselt 5 olime, arutasime, rääkisime, mul oli nii positiivne, et ma olin nagu, ma ei tea, 7. taevas vist peale seda kohtumist, sest see grupi energia, võõrad inimesed arutavad omavahel, pakuvad ideid ja nad olid väga tänulikud, et nad niimoodi kokku said ja saidki arutada. Mul oli väga-väga hea meel, et ma selle ära tegin ja sealt tuligi see, et ma pean ikka füüsilise ka ära tegema, et No minu meelest 5 on juba väga hea seltskond. Ei ole üldse nii halb. Aga selles mõttes see on täpselt tegelikult see koht, kus sa andsid võimaluse ettevõtjatel omavahel network ida. Ehk et hästi palju alustavate ettevõtjate seas on ka see mure, et kust leida mõttekaaslasi, et ei ole kellegagi neid mingeid teemasid arutada ja ongi mingid hirmud erinevad ja samas ongi, et me ju tegelikult enamus ühiskonnast, me oleme palgatöötajad, me ei ole ettevõtliku mõtteviisiga ja me ei olegi ettevõtjad ja tihtipeale ei osatagi nendel teemadel üldse kaasa rääkida. Ja üksikettevõtjate puhul ongi see tihtipeale selline murekoht, et ei ole kellegagi mõtteid läbi arutada. Nii et see, et sa oled saanud luua sellise võimaluse ja tegelikult väga-väga taskukohase hinnaga selle väärtuse eest tegelikult, mida sa annad seal, siis see võimalus ise on tõesti suurepärane. Et minu meelest on väga tore, et sa sellise ürituse oled loonud ja ma loodan, et see ürituste sari sul ka tulevikus sellisel kujul edasi toimib. Aga räägi natukene ka sellest, et millist väärtust see ettevõtja sellest üritusest saab, et kes sinna osalema tuleb. Et tavaliselt ikka mõeldakse, et et mis mina siis saan, et kui mina tulen, põrgatan kelle mõtteid, et mis ma siis ise saan. Et mis sa ise näed, mis see väärtus on, mida sa selle üritusega luua tahad? Ma näengi seda, et kui sa tuled, sa saad kinnitust oma mõttele, et see võib olla ükskõik, see võib olla mõni asi, millele sa tahad saada uut vaatenurka, kinnitust, sul on mõni küsimus, et sa saadki, sa ei pea guugeldama seda, et kas see on nagu väärtasja, aga sa saad päris inimestelt seda küsida. Ja tihti ongi see, et
nagu ma välja tõin, et ma olin enda sündmuse osas väga kriitiline, et seda ei ole kellelegi vaja, aga samas, kui ma arutasin kellegi teisega, siis ma sain ikkagi tagasisidet, et see on hea asi. ja seal on ka see, et noh, korra tõin ka välja selle, et kui sa mingeid asju kas kõva häälega välja ütled, sa võid taibata, et oota, aga miks ma enne selle asja peale ei tulnud, või ka siis, kui sa soovitad tal tema probleemile mingeid vastuseid, siis sa võid saada sealt motivatsiooni ka ise seda teha. näiteks kui ta küsib nõu reklaamide osas, sa tead neid asju, sa annad talle nõu ja sa mõtled, oota, aga ma ise ei olegi neid asju rakendanud tükk aega, et äkki peaks uuesti proovima, onju. et selline ideede vahetamine, mõtete saamine, üksikettevõtjana mul ei ole neid asju kellegi käest küsida, kasvõi ütleme mõni kursus, et mul on mõttes teha selline kursus. Kuidas sulle tundub, et kas võib-olla on turul liiga palju neid, kas seda tasub teha, onju. ja lisaks kogu sellele mõttevahetusele on seal ka see suhete loomise pool. et kuna 3 tunni sisse mahub päris palju aega, siis networking, suhete loomine, kus sa loodki kontakte. et ettevõtjana ma tahaks öelda, et me eestlastena võiksime üksteist toetada. Me oleme, ütleme, et meil ei pruugi olla kõige kergem olla väikeettevõtja ja me võiksime näiteks teiste ettevõtjate tooteid või teenuseid tarbida. ja see ongi võimalus, et kui sul on midagi vaja, siis sa ei pea minema seda jälle taaskord otsima netti, et kes seda pakub, kui sul on juba loodud suhe selle inimesega, et ma tean, kelle poole pöörduda, et tema ju pakub selliseid asju. Ja selles mõttes on väga õige ja mina ise ka pooldan seda, et toetame väikeettevõtlust ehk et ongi, et kui sa tead, et keegi väikeettevõtja tegeleb mingi sama asjaga, mida teeb võib-olla mõni suur korporatsioon, siis tegelikult neid väikeettevõtjaid toetada on kuidagi hoopis teine emotsioon. Et ma mäletan kunagi, ma tegin kuskil beebipoest ühe tellimuse, ma praegu ei mäleta, mis e-poega tegu oli, aga neil oli nii toredasti oli see kiri kaasa pandud selle pakiga, kus nad tänasid selle eest, et väikeettevõtjat toetati ja seal oligi enam-vähem, et nad teevad nagu rõõmu või võidutantse selle eest, et kui keegi teeb nagu tellimuse. Et see emotsioon oli nagu nii ehe sealjuures, et tõesti, et väikeettevõtja jaoks on see nagu nii oluline, kui teda märgatakse ja kui teda tunnustatakse. Samas kui suur korporatsioon, tema jaoks oled sa lihtsalt nimi, sa oled järgmine tellimus, ongi kõik, on ju. Just. Et väga äge. Sinu üritus seekord leiab aset siis Tallinnas ja see on õhtupoolsel ajal ka, et mis tegelikult annab võimaluse rohkematel inimestel sellel üritusel osaleda, et ka neil, kes palgatöö kõrvalt ettevõtlusega tegelevad. Kas see uus kellaaeg sai samamoodi siis tagasiside põhjal või tundus see lihtsalt enda jaoks sobivam? Eks kellaaja osas on hästi mitmeid arvamusi, nii nagu ka nädalapäeva osas. et see on kõik katsetamise asi, olen sellest aru saanud, et kui ühele nagu kõigile ei saagi meeldida, et osadele sobib hommikupoolik, osadele õhtupoolik. Et kuna ka see Zoomi kohtumine toimus hommikupoolikul ja tuli ka tagasisidet, et põhitöökohale käies sa ei saa sellist asja osa võtta. Kursuseid saad veel järgi kuulata, aga selline kohtumine on ikkagi vahetult pealt füüsiliselt Zoomis ka kohal olema. Et siis ma arvangi, et ma pigem katsetan. Ma järgmisel korral vaatan, kuidas on Zoomis teha õhtusel ajal, kui palju inimesi on, kuidas on huvi. Jah, siin mängib ka see palju rolli, et kuna paljud väikeettevõtjad on tegelikult, nad käivad põhitöökohal, pluss siis teevad ettevõtlust, siis neile päevane aeg ei pruugi sobida. Ja minu meelest on nii tore, et sa ei ole püssi põõsasse visanud peale seda esimest korda, vaid sa oled ikkagi innustust ja motivatsiooni täis, et uuesti teha ja ma olen igati nõus, et see on ettevõtjale hästi vajalik. Ja ma usun, et sina virtuaalse assistendina, kes sa näed tegelikult, kuidas sa suudad ettevõtja aega säästa ja kokku hoida, siis sa mõistad väga palju ka seda, kuidas üksikettevõtja tunnebki puudust sellest võimalusest, et ta saab nii paljude erinevate inimestega suhelda, et ta saab mõtteid vahetada. Et see on kindlasti sinu suur pluss ja boonus ja ma loodan, et sa seda üritust kindlasti kordad ka veel veebis.
et mina tookord ka kirjutasin, et kui see ei oleks see raamatupidaja kiire päev olnud, siis ma oleks tookord hea meelega osalenud, et kasvõi juba huvi pärast, et näha, mis see täpsemalt endast kujutab. Ja lihtsalt samamoodi, et neid mõtteid põrgatada. Et üksikettevõtjana on see täiesti tavapärane, et kipud ikkagi oma nendesse mõtetesse ära kaduma ja lõpuks ei tea ise ka siis, mida nagu teha võiks või tegema peaks. Et väga tore. Kas sul on meie kuulajatele veel midagi öelda omalt poolt? Tahad sa mingeid häid soovitusi anda? Soovitasin palju. Soovitasin palju, hea meelega kuulama. Ütleme, et selle 8 kuuga on mu mõttemaailm ja tohutult muutunud. Eks siin ole ka eneseareng ja erinevad programmid aidanud. Aga kui sa kardad midagi teha, siis tasub sellest hirmust laastuda, sest isegi kui sa ei tea, mis sind ootab ees, siis tuleb uskuda ja unistada ja loota, et siis juhtuvad imed tegelikult. Et ma tean, et kuidas ma mingi hetk enam ei julgenud unistada, et mis see ikka on. Siis praeguseks on näha, et elu muutub, kui sa usud ellu ja unistamisse ning ära karda küsida abi. Tegelikkuses me tahame küll kõike ise teha, aga ma arvan, et koostöös peitub jõud ja me jõuame palju kaugemale koostöös. Et jah. Julgust, unistamine ja koostöö. Väga super. Nii tore. Mul on hea meel, et sa täna tulid meie laivi rääkima oma tööst ja sellest ägedast üritusest, mida sa korraldad. Ja ma tõesti loodan, et seekord seda saadab siis sinu oodatud edu. Nagu assistent ka kirjutas, siis saadaval on ainult 30 piletit. Nii et kes ees, see mees. On nii? Just. Et kuna ruum ei ole kummist ja ruum on väga mõnus, hubane, siis sel korral on selline 30 kamp mahub sinna. Jaa, väga lahe. Aga aitäh sulle, Kairi. Ma soovin sulle ilusat toimekat reedet ja ma hoian sulle tõesti pöidlaid ja soovin sulle hästi palju edu selle ürituse kordaminekul ja hea meelega siis vaatan jälle sinu tagasisidet, et kas sinu sotsiaalmeediast, Instagramist põhiliselt siis, mida mina olen jälginud, et kindlasti vaatan, kuidas sul see ürituse korraldamine sel korral läks ja millised emotsioonid sind siis seekord valdavad. Kindlasti jagan ja kellel võimalus, tulge kohale, sest me ei pruugi isegi teada, mis me kõik sealt saame, aga ma näen sellest väga-väga palju väärtust. Et kui sa võid korra mõelda tagasi, et kui sa oled mingeid asju kellegiga arutanud, kas see on aidanud sind, kuidas see on sind aidanud ja mõtle, kui sa teed seda 5 erineva ettevõtjaga, mis siis võib juhtuda kõik. Just, või lausa 30-ga, sest ma usun, et 30 võiks vabalt täis tulla. Just. Ja oleme optimistlikud. Aga aitäh sulle, Kairi, ja aitäh kõikidele kuulajatele, kes täna tulid meid kuulama ja tavapärasest siis natukene teisel ajal või siis aitäh kõigile, kes hiljem järgi vaatavad ja ma loodan, et nii mõnigi sai innustust Kairi järgmisel sündmusel osaleda, et selle lingi leiate ka kohe siit laivi chatist, nii et otse tee on kohe olemas. Aitäh sulle kutsumast. Ja, teeme nii. Tšau, ilusat reedet.